Tere, armas Südamemaja Pulma podcasti kuulaja ja vaataja. Kui sa oled meie kanalile nüüd sattunud ja vaatad seda toredat saadet, siis sul kindlasti ongi pulmad plaanis või mingi muu pidu plaanis. Nii et hakkame siis vaikselt täna üheskoos minema ja mul on üks väga tore saatekülaline. Ennem kui ma selle saatekülalise sisse juhatan, tahan öelda, et Eesti noorbaarid tegelikult tahavad väga palju teha oma pulmi ikkagi mere ääres. Me oleme ikkagi mereinimesed, merelapsed, meie juured on mere lähedalt ja väga ilusad tseremooniad ongi just pulmades on mere ääres. Minu saatekülaline täna on Saaremaalt tulnud Veronika Padar. Tervist! Tervist! Ja sinule kuulub siis selline imeilus koht Saaremaal nagu Ninase puhkemajad. Täpselt nii. Et ole hea, ütle, et ma nii palju siin natuke ette juba tutvustusest lugesin ka, et see on päris pika ajalooga koht, aga sinu pere käes on ta nüüd olnud 4 aastat, et ole hea, tutvusta seda natuke pikemalt. Tõepoolest, et see ulatub siis aastasse 1993, kui Ninase puhkemajad loodi esmakordselt ja eelkõige olid nendeks loojateks muusikud, kes siis tahtsid sellise ägeda ja müstilise energiaga kohta just sellepärast, et seal korraldada erinevaid kontserte, erinevaid siukseid lauljate oma siukseid perekondlikke üritusi. Aga aeg läks edasi ja see koht hakkas siis omanikku vahetama ja mingi hetk jõudis ta siis meieni, et vaatasime, et millise kauni väe ja müstilise energiaga koht. Et mina tundsin kohe, et siin võib üht koma teist korraldada. Ja ma võiks ka praegu öelda, et tegelikult need inimesed, kes sinna tulevad, ega nad sealt väga enam ära minna ei taha. Sest nad tunnevad seda mõnusat väge ja seda energiat seal. Et kellel tegi suvi, tasub vaatama tulla. No tegelikult ongi nii, et mina nüüd pulma korraldana, ma olen pulmi korraldanud 22 aastat, see on väga pikk aeg. Ja ma näen seda eestlase lembust minna mere äärde, olla see väga ilus pidulik päev just oma kõige lähedasematega koos, just täpselt mere ääres. Ja miks just mere ääres, võib-olla see polegi mitte ainult ka selle peo pärast, vaid see on see peo terviklikkus. Tähendab, et see on ikkagi juba see, et ka seal tehakse tseremoonia. Tseremoonia võib muidugi mitmeid momente olla, see võib olla ainult sõrmused tseremoonia, see võib olla perekonnaseisuametnik, võib-olla isegi võib tulla kirikhärra seda sinna tegema, siis on ta juba laulatus. Aga just, et minu meelest on see just nagu väga ilus idee, et ta on selles mõttes nagu niisugune hästi kena tervik, kus sul on imeilus tseremoonia, pärast seda kõik õnnitlused, siis sa saad oma kallimatega koos olla, kõik need fotosessioonid, et see on nagu suur asi, aga lähme natukene nagu pragmaatilisemalt nagu edasi, et see peokoht on siis sul kui suure mahutavusega ja kui palju saab sinna siis ka ööbima jääda? No tegelikult mahub meile sinna üpris paljugi inimesi, et ka näiteks 80 inimese pulm on meil olnud, et ööbimiskohti jagub 44 inimesele. Aga ütleme nii, et oleme ka näinud siukseid ägedaid noori, kes ei pea paljuks ka minna tegelikult ööbima telki. Ja meil on ka väga head suhted meil paari kilomeetri kaugusel olevate naabritega, kus on samuti puhkeküla ja saame ka siis suurema arvuka seltskonna sinna kenasti ära mahutada. Ja seda ma isegi mõtlen, et veel väga paljud ütlevad ka täna, et inimesed on läinud nii nagu ütleme peeneks oma soovidelt, et kõik tahavad olla nagu igas peokohas saada ütleme sellist majutust, mis on nagu hotelliga võrdväärne. Aga mina näiteks ei ole seda meelt, sest ma näen iga suvi neid inimesi, kes tegelikult ei ole sugugi mitte ainult seda luksust ei oota, vaid see ongi nende jaoks võib-olla isegi need, kes on harjunud käima võib-olla oma tööreisidel ka, eks ole, ja näinud neid 4-5 tärni lukshotelle. Ja nüüd, kui sa satud natuke sinna mere äärde, see on natuke nagu teine hõng, teine vibe, teine teema täiesti, et inimeste ootused ei ole täna nüüd nii tohutult luksuslikud. Ja isegi see tänane see telgisööbimine, ega telgid on ka täna ju väga korralikud, on ju. Kuigi ma ei tea, kuidas sul see lahendatud seal on, aga meil on ju isegi sellised ju kämpingud, mida nüüd tegelikult ju lukstelgid, mida pannakse üles justkui nagu ongi nagu hotell.
Glampingud, jah, jah. vot glampingud, eks. Nii et seda annab kõike nagu lahendada ja samas, mida ma tahan kohe siin ka ära puudutada, kui me läheme nende teiste teemade juurde, kuidas seal sinu juures saaks toredat pulma teha, on just see, et kuidas on see pulma nagu ettevalmistus. Sest et ütleme, kui sinul on ikkagi ju vaata sihuke hästi lähedane koht ja kui sa natukene siin kirjutasid ka mulle, et kuidas sul seal kõik need asjad tegelikult ka olnud on, siis tegelikult noorpaar peaks ütlema ka oma külalistele, mis neid ees ootab. See, et sul on seal pulm Saaremaal ja mere ääres, siis tihtipeale see linnainimene ei tule selle peale, et seal on ka sääsed, et noh, linnas meil sääski ei ole, on sääsed, võib-olla veel mingid muud mutukad, eks ole, siis võib tulla see õhtune jahetus peale, võib-olla õhtune kaste, siis need kõrged kontsad, eks ole, no nendega liiva sees ei ralli. Et kõik niisugused asjad tuleks nagu ette nagu ära selgitada, et võib-olla noh, teeme selle töö täna ära, et kui näiteks inimesel tekib selline mõte, et jah, tõepoolest, näed, ma tahaks oma imeilusat päeva, pulmapäeva just täpselt seal Ninase puhkemajades teha ja mulle meeldib see looduse vibe, energeetika, mis sul seal kõik on, aga et kuidas seda ikkagi saaks niimoodi teha, et ka see külaline tunneks ennast hästi? No tegelikult olgem ausad, et kui tavaliselt noorpaar tuleb seda kohta vaatama, siis eks ole ka natukene minu enda teha, et neile rääkida kõik ära, et mis siis nagu neid ees ootab. Et just nimelt sellest, et kui tullaksegi kontsakingadega, et oleks ikka hea, et näiteks botas kaasa võetakse ja et samamoodi kui läheb jahedaks, et ikkagi võetakse kaasa vahetusriided ja ja üldiselt ma peaks ütlema, et siiamaani on nagu õnnestunud. Muidugi on olnud ka väikseid juhtumeid, kus tõepoolest ma saan aru, noorpaar on kõik endast oleneva teinud ja siis ikka tulevad need tikkkontsad ja olgem ausad, et oleme isegi päästnud neid inimesi selles mõttes, et oleme andnud botased jalga ja ilusti fliisid selga ja kõik on läinud hästi. Aga sul on olnud isegi need Ja juhtumid, jah? ja et täpselt ongi see moment, kus mul ei lähe elus meelest ära, kuidas kõik oli ilus, kena ja siis tulid noh, tseremoonia sai läbi ja oli võimalus siis kas minna vahetama, kes tahtis panna selga mugavamad riided. Ja siis oligi täpselt üks preili, kellel ei olnudki midagi muud kaasas peale ilusate kingade. Ja õnneks meie jalanumber siis klappis, nii et ma andsin talle oma botased ja ta oli nagu üliõnnelik selle üle, et ta sai tegelikult nagu pidu edasi nautida, nii et. Aga vaata jälle, mis tegelikult on ühes peokohas tähtis, aga ühel ka, noh, sa oled ka ju tegelikult ka korraldaja, sul on küll peokoht, aga sa oled ju ka ikkagi nii või naa seal korraldaja mingil määral ikkagi. Et sul on nagu, sa oled nagu ühe sammu võrra ees ka nendest juhtumitest, mis võivad juhtuda. Ja vot seda ei ole ju kuskile kirjutatud, et kui inimene näiteks ei ole mitte iialgi suuremat pidu korraldanud ja see tema enda pulm ongi suur, sest mul on tihtipeale näiteks nüüdki on korraldamisel ka pulm, kus noorpaar ütleb, et noh, mõlemad on 30-sed, üheski pulmas käinud ei ole, millegagi võrrelda absoluutselt ei ole ja tegelikult ongi nagu suur teadmatus. Ja pulmakorraldus ei ole ju mingi sünnipäevakorraldus, seda võid iga aasta teha uuesti, eks ole. Ja vot nüüd ongi jube tähtis see ja isegi minu meelest võtmeolulisus, et kui sa lähed ja usaldad oma selle peo, noh, ütleme, et see on ka usaldus, et sa lähed ja korraldad seda pidu, noh, ütleme seal sinu juures, aga sul on juba vaata sammu võrra juba sa näed neid kitsaskohti juba ette ära ja see on minu meelest väga võlu selle asja juures, et sa oskad juba seda kohe nagu näha, aga võivad tekkida sellised olukorrad ja näe, vaata tekivad, eks ju. Ja ma ütleks, et need on täitsa nagu neid sa ei näegi ette, aga jah, sa pead olema alati nagu valmis selleks, et need võivad juhtuda. Jah, Et sul ongi nagu varnast võtta just see teema, see teema, see teema, sest ega siis keegi ei taha ju, et see pidu kuidagimoodi untsu läheb ja keegi külalistest ennast kuidagi nagu pahasti tunneb, et jah. kõik tahaks ju mäletada ainult kõige mõnusamat ja toredamat sellest momendist. Jah, ja nii nagu peavad olema valmis niit ja nõel, eks ole. Et on juhtunud selliseid küll ja küll selliseid asju, kus pruutkleit läheb katki ja see lukk ja kuidas seda küll parandada, eks ole, niidi ja nõelaga ja haaknõeltega ja nii et ühesõnaga neid asju ikkagi on ja neid ei oska kunagi ette näha, sest see ongi üks suur elu. Nüüd on niimoodi, et kui ütleme, noorpaar nüüd sinna sinu toredasse kohta tuleb ja see kõik, mis sa seal kirjutasid,
see tohutu energeetika, mina nendesse asjadesse muideks väga usun. Igal kohal on mingisugune oma vibe, oma energeetika ja kui noorpaar selle ise ka nagu ära tunnetab, et siis see ongi nende peokoht tegelikult ja see ongi nende päev, kus nad siis seda saavad seal sinu juures ka teha. Aga see nüüd üks pulmapäev ei koosne nüüd ainult pulmapeo kohast ja siis ütleme korraldajast võib-olla minu näol, vaid seal on ju veel väga palju võtmeisikuid, on catering'id, on õhtujuhid, on dekoratsioonid, on DJ-d, on muusika, nii et see koosneb ikka väga paljudest asjadest ja ma sain aru, et teil on need lahendused seal olemas. Jaa, meie teeme nagu kohalike inimestega väga palju koostööd ja meil on olemas catering'i firmad, kes tulevad kohale, vaatavad, mida noorpaar soovib, teevad menüü. Kes soovib väga sellist Saaremaa pärast, tehakse, et meil on ka tordid, kus on katakamarjad kõik peal, saaremaised maitsed. Ja on koostööd DJ-dega, muusikutega ja samamoodi lilleseadjatega. Et on meil olnud ka selliseid pulmi, kus tahetaksegi just nimelt vanikuid kadakatest, kohalikest lilledest, et unustataksegi võib-olla ära see igapäevane traditsiooniline ja minnaksegi just sinna sellisesse lihtsusesse ja sellisesse nagu lihtsuse hõngu äkki. Jah, aga vaata see lihtsus on ka jälle selline, mis minule on ka tihtipeale öeldud, et nojah, et need laos need lilled on jube kallid, aga minge metsa ja siis tooge sealt neid süle ja seljaga, eks ole. Siis ma tahan alati seda öelda, et jah, võib-olla mõned lilled, mis sealt metsast välja tood, võib-olla elavad ka natukese aega. Aga metsalill on ikka metsalill, ta tegelikult kuivab ja nätsib päris kiiresti ära. Ja tegelikult see, et keegi läheb sinna metsa ja neid ka toob ja neid ka varub, siis kahjuks see on ka aeg ja see on ka raha, eks ole, ja bensiin. Et neid ei ole päris niimoodi, et metsas kõik materjal istub niisama, eks ole. Aga mis ma tahan seda öelda, et see on nagu väga võlu, kui sa ütled, et noorpaar tahabki kõike teha seda nende looduslike materjalidega, mis sul seal siis ka koha peal nii-öelda saadaval on või et natuke nagu korrata seda loodust, mis sul tegelikult seal juba olemas on ja ma saan aru, et seda ütleme, seal on juba loodus, on juba nii palju ise ette ära teinud, et sul ei ole seda mõtet nagu väga palju võimendada mingite kangatuttide või mingite lipsude või šlehvidega, mis tegelikult on eilne päev ja võib-olla ikkagi tõesti neid väga ilusaid asju teha, et ma saan aru, et sul on ka seal olemas sellised dekoraatorid, kes nagu seda teemat nagu valdavad päris hästi. Just, et ma olen ka näinud, kuidas tõesti tehakse pulmalaua kaunistusi erinevatest rannalt korjatud kividest, puuokstest, puutükikestest, lehtedest ja need näevad nii ägedad välja, et ja kuidas on nimed kirjutatakse nagu pulmakülaliste nimed kirjutatakse siis kivide peale ja kogu see nagu see tervik, see on nii äge ja nii teistmoodi. Aga samas jällegi kõik on nagu olnud sellest omamoodi väga nagu elevil ja nad, mulle vähemalt tundub, et inimestele on see korda läinud ja neile on see meeldinud. Ja see moodustab nagu ühtse terviku sellest, eks ole ju tegelikult. Ja samas jälle, ütleme, kui me täna nagu väga palju hindadest nagu rääkida kahjuks ei saa, sellepärast, et kõik olukorrad on erinevad, noorpaarid on erinevad, külaliste arv on erinev ja siis sealt hakkavadki need hinnaklassid nagu tekkima. Nii et kui sa armas noorpaar tahad minna Ninase puhkemajja oma pulma korraldama, siis tegelikult ikkagi perenaisega ilusasti, Veronikaga meilid ilusti, räägid asjad läbi, mis on ootused, ütled kõik täpselt ära, mitte niimoodi, nagu mina olen saanud päris palju meile, et meil on järgmine aasta pulm, 26 juuni, et palju maksab. No ei saa, eks ole, et kui sa hakkad Veronika käest ka küsima, et sul on, ma kuulsin podcastist, et sul on nii imeilus koht, et meil on siin, ütleme, 50 külalist, palju maksab, no vot, eks ole. Et infot peab olema nagu rohkem, kas on tseremoonia koha peal, kas sa võtad ise catering'i kaasa või see catering tuleb koha pealt, mis su ootused on, kas sa tahad olla seal 1 päev, kas sa tahad seal 2 päeva olla, kui paljud inimesed soovivad sinna ööbima jääda, et see on nagu hästi paljudest olukordadest tuleb see hind nagu kokku. Nii et mida rohkem sa annad Veronikale infot, seda paremini sa igal juhul seda hinda enda jaoks kujundada saad ja ma saan aru, et Veronika on hästi paindlik ka. Nii et selles mõttes ei ole küsimust. Ainukene asi, mis ma tahan veel öelda seda, sa räägid hästi ilusasti, et
kõik need kohalikest materjalidest, kõik kivide peale, kõik tehtud need nimed ja mis kõik puuoksad ja kõik. Aga jälle ma tahan seda öelda, et kui sa nüüd noorpaarina mõtled, et siis see kõik on justkui rannalt korjatud ilma rahata, siis kahjuks see niimoodi päris ei ole. Et ikkagi inimene tuleb välja, see on tavaliselt ka ühene või kahene tiim, eks ole, nad tulevad, nad ka mõtlevad, see ei ole niisama, et võtab rannast, korjab ämbrisse, paneb laua peale. Et seal on ikkagi suurem töö, sa oled ilmselt seda näinud, eks ju. Kirjelda natuke seda olukorda, mis seal nagu on, et kas küünlaid pannakse või kuidas seal neid on? Küünlaid, laternaid ja siis need kombineeritakse tõepoolest erinevate kivikestega, rannakarpidega, et see on väga efektne, aga see on ikkagi, ma ka peaks ütlema, et see on selle dekoristide terve päeva töö vähemalt. Ja see on tõdine töö. Nad mõtlevad läbi, kuhu, mida nad panevad. Võib-olla seal on ka teinekord natukene erisused, et kõik need lauakaunistused, nad ei ole kunagi ühte moodi, et mõeldakse ka läbi, kes sinna lauda istub, kas on vanemad, nooremad, lähtuvalt sellest siis tehakse, et tegelikult seal ma ütleks, et see on ikkagi üsna selline pikk ettevalmistusprotsess, et ta tundub küll väga ilus, looduslähedane aga jah, sellega ikkagi peaks jah arvestama, et kindlasti, nagu sa ka mainisid, et see maksab. Ja see ei ole sugugi jah niimoodi, et see on millegipärast on jäänud selline arusaam noorpaaril, et kõik, mida ma korjan metsast või kuskilt, ma ei tea, kõnnitee äärest või mere äärest, see on tasuta, selle eest ju ei maksa. Ja et siis ta ei saaks ju väga kallis olla. Aga sa ikkagi unustad selle ära, et selle taga on inimese töö, inimese mõte ja samas on seal ka väga palju selliseid tehnilisi vahendeid, millega sa siis ka seda tehakse. Seal on võib-olla vaja traatida, küünlaalused asjad, et seal on teibid. Ja seal on erinevad oskused, inimesed on seda ju õppinud, diplomid saanud sellel alal, et need ei ole niisama asjad, et kõik on muidugi läbiräägitav alati, aga et see ei ole nagu ilma rahata asi. Nüüd on see, ma saan aru, et see kõige kurvem pool selle asja poole on, et sa tegelikult saad seda kõike ilu pakkuda, aga siis pakkuda alates maist kuni oktoobrini. No vot täna ka, eks ole, novembris me siin räägime, maru ilus ilm, igal juhul oleks võinud seda pulma tänagi seal sinu juures nagu teha, aga et talvel ikka ei ole kahjuks võimalik, eks? Jah, et meil veel ei ole sellist võimekust, et talvel pakkuda, aga ma arvan, et me liigume lähiajal sinna poole just nimelt majutuse osas, et tekitada juurde selliseid majutuskohti, mis oleksid talvekindlad, et meil oleks soe. Et praegu jah, ütleme niimoodi, et on juba jahe, et külalistel hakkab jahe. Kui noorpaar sinuni nagu jõuab, siis mis sa arvad, mis need sinu need kõige esimesed soovitused on, et millele nad peaksid nagu kõige esmalt nagu tähelepanu nagu pöörama? Et peokoht on nagu valitud, jah, see nagu meeldib, ma saan aru, sa kutsud enda juurde vaatama kindlasti. Kindlasti, jaa, muidugi. Aga et mis see kõige esimesed niisugused tähtsamad liigutused on, mis sinu jaoks on ka olulised ja mis on ka noorpaari jaoks olulised, aga et mis kindlustavad selle koostöö? Et see asi nagu lappesse ei läheks, et ma tahan seda, teist, kolmandat, neljandat, üks teine pool ütleb ka, et ma nüüd mõtlen hoopis, et teeme siin, teeme seal, et noorpaar võiks nagu ikkagi eelnevalt välja mõelda just selle plaani, et mida nad siis tahavad. Mis on see läbiv teema, millised on need elemendid, mida nad tahaks seal näha, et kogu see tervik oleks nagu niisugune tekiks kontseptsioon. Et see asi nagu me ei läheks päris laiali, et loomulikult mina saan ka alati oma nõuga ja abiga nagu abiks olla, aga pigem jah, ikkagi nagu tahaks võib-olla sellist väikest eeltööd, et kui noorpaar juba kohale tuleb, et neil on mingi mõte, mingi idee, et siis oleks ka juba lihtsam sellega nagu edasi minna. Et sa saad suunata. Just, et jah, väga raske on anda nõu, kui inimesed tulevad nagu kohale, ütled, hakkame nüüd pulma tegema. Nojah, et palju maksab. Just. Aga et seal on ikkagi väga suurt andmebaasi vaja. No seda ma olen alati noorpaaridele öelnud ka, et tegelikult peab olema peale selle, et noortel on olemas armastus ja nad soovivad abiellu astuda ja seda teha seal sinu imelises kohas, siis armastus on number 1, see on muidugi väga oluline, aga ka see peab olema omavahel läbi räägitud, nagu sa ütledki, stiil, kuidas see peaks siis nagu, ütleme, nagu välja nägema, kui külaliste arv, see on muidugi primaarne, see on oluline, see on vaja teada, see on kõikide hinnapakkumiste alus.
cateringil ka. Et ikkagi peaks teadma enam-vähem ära, et kas ta on siis, ütleme, seal nii mere ääres see tseremoonia, see niisugune paljajalu ja niisugune hästi niisugune noh, ütleme selline hipilik, aga sul on olnud vist ka sellist, mis on selline noh, meie puhtalt eestlaslik, et selline Eesti rahvustraditsioone järgiv, et kas sul sellest on ka midagi niisugust toredat mälestust rääkida? Jaa, et oli ei olnud just kõige suurem pulm, sihuke 30 inimest, aga nemad tahtsidki kohe sellist, nad olid tegelikult ise mandriinimesed ja nemad tulidki kohe Saaremaale, et teha Saaremaast pulma. Olidki kohe rahvariietega, külalistel paluti tulla rahvariietega ja et ikkagi valiti ka, et muusika oleks vastav ja õhtu lõppedes muidugi oli disko ka. Aga iseenesest jah, kõik toidumenüü, kõik samamoodi oli valitud, et oleks saaremaine ja seal väiksed nüansid kõik juurde, et see oli ka jällegi hästi, ma ütleks hoolikalt ja detailselt läbi mõeldud, mida tegelikult just nagu sooviti ja taheti. Ja ma saan aru, et sul on olnud ka sel väga ilus, mul on nagu endale tohutult meeldivad need tseremooniad, eks. Et kuna ma ise ka teen, aga ma teen sõrmuse tseremooniaid, mis tähendab siis seda, et ennem seda käib noorpaar ametlikult abiellumas siis notari juures või siis perekonnaseisuametis, aga ilmselt notari juures on kiirem ja kergem ja siis juba kohapeal teeme selle sõrmuse tseremoonia. Et ja siis on noh, tõesti neid kohti on kauneid ja ole ja räägi sellest, mis sul seal tõesti oli seal, kas oli päikeseloojangul, mitte päikesetõusul, vaid päikeseloojangul. Vot räägi seda. Et tõotused anti päikeseloojangu ajal ja see oli nii hingematev, et no see ongi täpselt see, et päike vajub sul merre, see kõik on taustaks. See kõik oli nii ilus, selline vaikus, lained loksuvad niimoodi. Ja tundus ka, et see armastus, mis kahe inimese vahel oli, et see jõudis nagu kõigile südamesse. Et mõnikord on ikka niimoodi, et tseremooniatel keegi nokitseb kuskil, mõnel on ikka nii ka vaatab telefoni, aga seal see moment kuidagi naelutas need inimesed niimoodi, et ka minul oli tunne, et oled osa sellest. Ja et kogu see seltskond oligi nagu üks tervik, see sulandus ja tekkis selline üleüldine harmoonia ja et selle noorpaare armastuse energia jõudiski nagu päriselt ka kõikideni. Et see oli nii äge. Jah, vaata selliseid olukordi on mul ka endal ette tulnud. Neid muidugi tuleb vähe ette. Miks neid tuleb? Ega see ei tähenda seda, et noorpaaridel endal armastus väike oleks. Aga lihtsalt, et seal peab olema kuidagi, need olud peavad kõik nagu kokku langema, eks ole, et kõik see olustik. Et ilmselt Eestimaa suvi, see on tohutult oluline, eks ole. Kuidas see ilm on ja oleks seal olnud torm ja tuul ja vihm ja siis ei tule sul sellist õhustikku ja vaibi ei moodustu. Aga just, et olid need ilmastikuolud ka toetavad, eks. Ja võt siis tekib mingisugune eriline nagu mingi kuppel sellele kohale, kus siis kogu see selline sündmus nagu toimub ja siis kui sa oled osa sellest, siis sa tunned, et ihukarvad tõusevad ka püsti, eks ole, ja et see on midagi nii suurt. Sa oled olnud millegi sellise erilise tunnistajaks, et see on midagi nagu midagi elust suuremat. Ja võt sellised hetked jäävad nagu meelde, eks ju. Just. Sul on see päikeseloojang olnud, aga sul sellist asja nagu päikesetõusuga nagu ei olnud, keegi viitsi varakult üles tõusta, jah? Et päikesetõusuga ei ole, see päikesetõus on ju ka samas väga tegelikult jaa, et samas mõttes, et kui päike tõusabki seal suvel umbes sukene kella 4 paiku. Aga jah, ilmselgelt ma arvan, et võib-olla kui pruutpaar tahakski, aga ilmselt on raske nagu kogu seltskonda sinna taha saada. Aga samas jah, praegu mõtleks, et ei ole veel sellist kogemust, et aga miks mitte? Võib-olla kui praegu keegi kuuleb seda ja mõtleb, et vau, kui äge, siis teeme ära. No minu meelest isegi see oleks võimalik küll, sellepärast, et ütleme, siis juba inimesed tulevad võib-olla eelmine päev kohale. Näiteks mujal maailmas on see väga nagu levinud, et tehakse nagu eelpulm, tehakse nagu ära. Ütleme selline, et inimesed saavad kokku, söövad, joovad, tunnevad ennast hästi, eks ole. Järgmine päev on see pidulikum osa. Meil on see kuidagi läinud nagu teistmoodi. Vastupidi. Jah, meil on vastupidi. Aga et see võiks näiteks nii olla, et nad tulevad näiteks ütleme eelmise päeva keskpäeval kohale sinna sinu juurde, juba sätivad ennast kõik ilusti juba niimoodi ära ja võt ja siis ongi näiteks lähevad siis mingil kellel, kas lähevad magama või ei lähe, eks see on juba enda teema, eks ju.
Aga et siis on näiteks ütleme 3-4 on üleval, vaadatakse see õige aeg ära ja ollaksegi sellega üheskoos, et vot siis on nagu kõik ühel ajal ühes kohas seda ilu nautimas, mitte et sa hakkad seal kodus sõitma ja siis ei jõua kohale ja siis on juba päike ammu juba üles tõusnud, kui keegi seal kohale jõuab, et ühesõnaga, et seda olukorda on kontrolli all hoida saab ilmselt nii, et on ikkagi eelmisel päeval peaks nagu kohale tulema. Aga näiteks ma ei ole ise ka teinud, aga ma olen kuulnud, et siis on noorparid ise korraldanud, ongi selline päikesetõusupulmad rabas, kus kutsutakse kohale siis ka niisugune väike niisugune snäkkide tegija kokk, eks ole, kes seal kuskil põõsaste vahel natukene seal nigitseb ja nokitseb ja et ongi ainult siis see tseremoonia olnud, nii et ütleme, sul on ju ka tohutud võimalused, okei, me räägime täna küll pulmapeost, aga see võib olla ükskõik mis pidu. See võib olla ka kihluspidu lähiringiga, see võib olla ka juubelid, sünnipäevad, sest mis see siis see pulm on, et ega siis pidu ongi ju selline, kus kõik osised on olemas, ainult sul ei ole seda sõrmuste pruutkleiti ei ole, eks ole, aga kõik muud asjad on ju ühed ja samad, eks ju. Et seal ütleme seal Ninase puhkamajades võib teha mida iganes, et suved on sul täiesti avatud, oodatud ja need võimalused on sulle kõik olemas, aga kuidas sinu enda, kui sa oled nüüd ütleme 4 aastat, 4 suve siis oled teinud või 3 suve, jah. Et kuidas su enda sellist maailmavaadet on see nagu muutnud või nägemust üldse, kui sa oled seda kõike ilu enda ümber, mitte ainult looduse ilu näinud, vaid siis seda ka inimeste sellist õnnetunnet, mida nad ju sealt koha pealt saavad, et kuidas see on sinu maailmavaatele nagu mõjunud? ma peaks ütlema, et see mõjub tegelikult väga-väga hästi, väga positiivselt. ja võib-olla on ka see, et ma õpin iseennast ka tundma teatud erinevate nurkade alt. Et see on ka nagu olnud selline nagu teekond minus endas ja mille üle ma olen nagu siiralt õnnelik, et teinekord näha ja kogeda seda inimeste õnne ja kui nad on õnnelikud, nad lähevad ära, sa näed nende pilkudest rahulolu. Peaks ütlema, et siis ongi endal on jumala tunne, et kui äge, nii tore. Jah, Või kui sa saad sellise toreda tagasiside osaliseks, sind tänatakse ja öeldakse, et meie süda jäi siia, et meie emotsioonid on siin, et meil oli nii tore ja mõtlekski, et see tegelikult ju annab endale niivõrd palju. Ja et mõnes mõttes see aeg ongi ka niisugune koos kasvamine koos oma külalistega. ja vot see on sul väga ilusti öeldud, jah. Et kui ma olen ka mõelnud oma seda korralduse perioodi, mis ma nüüd olen siin 22 aastat teinud ja 22 suve, et siis see on ikkagi niimoodi, et jah, sa tõepoolest muidugi see on tohutu vastutus, see on ka osati psühholoogiline töö, sa lähed ju noorpaari eludesse sisse, eks ole, päris korralikult. Et kõik need vanemate võib-olla seal ka lahutused ja kuidas nende laudade paigutus siis saab olema ja siis sellised, ühesõnaga seal on igasuguseid peresiseseid nüansse. Et see on päris selline suur ja vastutusrikas töö, aga kui ma sealt ütleme, kui ma teen ka koordineerimise tööd, siis ma tulen ära sealt ütleme 2 hiljemalt jah, kuskilt juba. Kui see pidu läheb veel edasi ja minu tööd on kõik juba ilusasti tehtud, siis ma tahan seda öelda, et jah, sa võid olla ju väsinud, et sa oled küll ütleme seal kell 7 juba hommikul tõusnud ja jõuad seal järgmine hommik, eks ole, varakult 4-st koju, siis tegelikult on ikkagi niimoodi, et ega sa ikka tükk aega maha ei rahune, sellepärast et sa oled saanud need tohutud emotsioonid, mis seal olnud on, eks ole, sest ega sinna keegi ei tule ju mingi pahatahtlikkusega või seal ei ole selliseid kurvastavaid momente või et seal on kõik ju selline vibe on ja energeetika on ülikõrge. Ja need tohutud head soovid, kõik, mis seal ka külalistel siis kõigil ju on, et see tohutu sükene õnnehetk. Ja veel kui noorpaar ka tänab ja kohe sa näed ju seda, et ta võib-olla ei oskagi neid sõnadesse eriti panna, aga kohe näed seda tänutunnet, eks ole, siis esiteks sa nagu kasvad koos nende asjadega, aga see annab sulle ikka tohutu emotsiooni, et isegi kui sa oled nagu füüsiliselt väsinud, siis see ei tähenda vaimset väsimust. Et sa oled kuidagi sa oled nagu millegi võrra rikkam. Ja täiesti, täitsa nõus. Et nagu ma ütleks ka, et mõnel juhul jah, sa võid olla seesmiselt väsinud, aga teatud üritus, kui ta läheb korda, see annab sulle nagu tiivad. Jah, just. Vaat mul on samamoodi, ma olen ka öelnud kolleegidele, kui nad ütlevad, sa jõudsid hommikul alles kell 4 koju. Ma ütlesin, jah, ma jõudsin, aga mul olid autos tiivad seljas.
ja vot niimoodi ongi, et see on kuidagi jah, selline ja et sa oled ka tunnetanud seda peale seda, et see on sul, sa oled ka öelnud seda, et see sinu tagarannas asuv jah, Mhm. Ninase puhkemajad on tohutu hea energeetikaga koht. Ja, Vot ja. räägi, kuidas sa seda, minu näiteks noorbaarid tihtipeale küsivad, et nad tahavad leida sellist erilist kohta, kus on see tunnetus. Noh, ütleme, kui sinul on juba see tunnetus olemas, siis sina oskad seda noorbaaridele juba edastada. See on nüüd nende asi, kas nemad ka seda tunnetavad. Aga räägi mulle, kuidas sa seda nagu tunnetanud oled, sest et seal on tänasele noorbaaridele väga tähtis, sellepärast et täna minnakse selle pulmapeoga üha rohkem sügavuti. Enam ei olda nii, et ahah, see on peokoht, jah, siin teeme, võetakse need hinnad, asjad ainult selle järgi, vaid minnakse selle energeetika otsingu järgi ka. Et ole hea, tutvusta seda poolt, mis sul seal, mida sa ise oled tunnetanud seal. Ma võin ka kohe seda öelda, et ma näiteks räägin mõned näited, kuidas inimesed seda on seal tunnetanud, et meile tulid nüüd natukene küll noorpaari teemaväliselt, tuli vastupidiselt kraaklev noorpaar, kes sõitis õuele. Näha oli, et pinged on majas. Üks rääkis ühte, teine rääkis teist, oli näha, et on jamasti midagi. Ja läksid nad siis oma majakesse, üks tuli välja, teine läks välja, üks istus rannas kivide juures. Neil oli võib-olla sihuke 3 meetrit vahet. Ja läks sihuke tunnike mööda, vaatasin, ahaa, vahe hakkas lähenema. Ja mingi hetk oli juba näha, kuidas meesterahvas võttis naisterahval ilusti ümbert kinni. Naisterahvas pani pea kenasti õlale. Ja siinkohal ma tahangi nagu seda öelda, et järelikult see energeetika toimis. Nad rahunesid maha, nad unustasid ära selle sõja energia. See rahu tõmbas neid. Nad said aru, et ei ole vaja kraagelda. Ja pärast seda nad olid täitsa nagu ümber vahetatud, käisid käest kinni, tegid kalli, musitasid. Ja loomulikult ka lastele ma näen, kui hästi see mõjub. Kõik, kes tulevad sinna oma lastega, et ükskõik kus siis erinevatest riikidest ma olen näinud, et lapsed on rahulikud. Nad ka tajuvad seda sellist loodust enda ümber. Et meil siin Poolast näiteks tuli autistlike lastega perekond. Nad olid väga mures, et kuidas nende autistist lapsed metsas hakkama saavad. Aga vastupidi, see männimets, see lainete müha, nad käitusid väga-väga hästi ja vanemadki olid üllatunud, et kuidas selline loodus mõjub. Ja et nad olid tõesti, nad kartsidki alguses, et mis kõik võib juhtuda, eks ju. Aga siinkohal ma sellepärast nagu võingi selle näite tuua, et seal on rahu, seal on omaette selline vaikus, et ka kõige tormisemad isiksused rahunevad kenasti maha. Ja loomulikult see selline teatav müstika, mida ma olen näinud, näiteks ka inimesed lähevad ise kadakaid paitama, puid kallistama, et kuidagi see energia tõmbab neid inimesi seal muutuma ühtseks looduse ja selle kohaga. Vaata, seda on nii huvitav kuulda juba selle poole pealt, et kui sina seal kohapeal seda tunnetad, eks ju, siis tänane vaataja-kuulaja, oleneb nüüd, kuidas vaataja meid siis kas vaatab või kuulab Spotify's või YouTube'is. Et igal juhul soovitan ma kindlasti Ninase puhkemajja minna, tutvuda selle kohaga ja võtta plaani, kui sul on see pulm korraldada nüüd 2025 või 2026, sest nii pika planeeringuga pulmi ei ole ka üldse mitte imelik teha, kuigi meil siin kolleegid vahepeal naersid, et noh, kes siis 2-aastase planeeringuga teeb, et selleks ajaks on juba inimesed ammu lahus ja kõik nii edasi. Aga no ütleme niimoodi, et noh, see kõik on võimalik, aga samas on meil ikkagi juba noorbaarid, kes abiellu astuvad, on ikkagi juba pered, on lapsed ja on juba ühised kodud muretsetud, nii et see on nüüd ainult veel see viimane punkt, mis on jäänud tegemata. Nii et sealt need lahendused ka noh, nii kergelt nagu ei tule, noh, need momendid, et noh, nüüd jätame need pulmad nagu ära, et see on justkui nagu jätk sellele toredale elule. Aga
kui nüüd korraks kõik selle ilu juurest nagu tulla korraks selle looduse möllu juurde, sest et meri on meri. Merel on ikkagi omad mõtted ja vaated ja on minulgi olnud küll selliseid momente, kus meil on see pulmakaar kõik ilusti üleval ja mere ääres ja siis kõik on ilus ilm ja siis äkki tuleb see kuskilt see tuuleiil ja kust ta kuramus tuleb, seda keegi ei tea, aga kuskilt ta tuleb ja virutab selle kaare merre ja ongi kogu lugu. Et aga ega siis tulebki rahuneda ja oodata ja siis kas otsida uus koht või siis läheb see vaip ka mööda. Et vaat kuidas sa seal kohapeal oled nagu nendele asjadele neid riske nagu maandanud, et kui näiteks tulevad ikka need tohutud vihmad, et kuidas see telk vett peab või et mis siis üldse nagu teha saab või et mis kogemusi sul näiteks olnud on, kui on ikka vihma tuleb? No näiteks nende paaride puhul tõepoolest on olnud juhtumeid, kus inimesed ongi tahtnud oma tõotusi anda mere ääres ja ega ilm, just nimelt mereäärne ilm on alati väga ettearvamatu. Siis me oleme tegelikult lahendanud selle sellega, et meil on olemas metsas üks väga väike armas selline kohakene, kus me oleme pannud telgi ja et tõesti igaks elujuhtumiks, et kui on ilmateadet juba vaatad, et võib tulla, et näiteks oleme ka rääkinud pruutpaariga läbi, et kas nad tahaksid näiteks metsas seal väikse telgi all anda oma tõotused, et seal on ka erinevad variandid. Mõnel juhul on see, et meil see Tagaranna poolsaar on niivõrd hea koha peal, et kui see vihmake tulebki, siis ta on siuke 30 minutit ja läinud ta ongi. Kui see tuuleilike tuleb, 30 minutit läinud ta ongi. Et me lihtsalt lükkame siis selle tseremoonia natukene edasi, pruutpaar kohendab nägu, inimesed joovad natuke vett, kohvi ja võtame uuesti hoo üles. Et selles mõttes ei ole ühegi tormiili ja vihmasabina pärast ükski pidu ja tseremoonia veel pidamata jäänud. Aga siis sa oled nagu ütleme noorpaarile selline ka rahustav, selline nagu selle päeva haldjas siis, kes ütleb, et rahu, kõik saab tehtud, midagi ei juhtu. Et on selliseid olukordi sul ette tulnud, kus sa oled ikkagi pead nagu natuke rahustama, et noorpaarid on ikkagi, adrenaliin on kõrgel, eks ole, ootused on kõrgel. Ja nüüd, kui see vihm tuleb või midagi juhtub, et siis läheb see tujukene ära, et siis sa nagu hoiad seda nagu energeetikat üleval. Ikka loomulikult, et eks see ongi see, et tuleb olla see rannapealne ja maapealne ingel kõik koos korraga ja sellepärast on ka meil see tagavaravariant seal metsatukas, et inimesed ei läheks närvi endast välja, et me räägime läbi, et tõepoolest, et kas me ootame natukene või siis teeme tseremoonia seal metsatukas, mis on tegelikult ka väga-väga ilus koht. Ja ausalt öeldes ikkagi, kui sa oled kõik eelnevalt läbi rääkinud, olukorrad ära selgitanud, et võib tulla vihma, aga see vihm läheb üle, see on kõigest vihm, siis inimesed ka muidugi teavad, mida oodata, et päris sellist asja ei ole juhtunud, et keegi hakkab sul seal rahustavat tabletti küsima, et issand jumal küll, nüüd on mul kõik siin jamasti, et mis nüüd saab, et õnneks on ikka et eelnev selgitustöö on kenasti kandnud vilja. See on nii armas tegelikult kuulata, kui on üks peokoht jälle, eks ole, mida ma nagu selle sinu teenuse puhul näen, et sa oled kogu aeg nagu kaasas selle asjaga, eks ole, et mis võtab ilmselt ka väga palju energiat ja kõik, aga mis on ka sulle oluline, et inimesed läheksid sealt ära nagu, et neil on nagu, et nad on nagu justkui nagu kõik saanud ja nad on hoitud. Et see on nagu väga oluline minu meelest, et seda nagu väga paljudes peokohtades ei ole. Ja vot ei oskagi öelda, miks ei ole, et võib-olla vot see on sinu erafirma, eks ole, sina võtad seda nagu justkui, kes sulle sinna tuleb, see on justkui sinu selleks ajaks nagu pereliige, aga pereliikmed on ju kõik hoitud, eks ju. Aga kui on näiteks ütleme selline suur globaalne firma või peokoht, eks ole, kus on ütleme palgalised töötajad, ma ei taha siin ühte kohta halvustada, aga ma tahan seda öelda, et siis on see suhtumise muutumine on kohe olemas, tehakse küll kõik viisakalt ära, kuid seda ühte sammu enam ei astuta, mis tähendab, et see on nagu üle selle teenuse juba, eks ole. Et ei leita, et keegi, ja võib-olla ei osata ka näiteks ütleme, kas rahustada või siis ütleme seda asja niimoodi muuta, et noorpaar muutuks rõõmsaks, sest ma tahan seda ka öelda, et bioenergeetikas on küllalt tähtis reegel, mida ma olen 20 aastaga nagu aru saanud, on täpselt see, et kui pruudil läheb tuju ära ja pruudil võib see tuju ära minna ükskõik mis asjast, sest et pruudi ootused on 100 korda kõrgemal, kui on peigmehe ootused. Ja nüüd on niimoodi, kui pruudil läheb tuju ära, siis selle emotsiooni võtab kohe peigmees üle. Kohe.
ta ei oska seda kuidagi nagu lahendada, ta tahab, et tal pruudil oleks kõik hästi ja kui ei ole hästi, siis ta võtab selle kuidagi nagu üle. Ja nüüd, kui noorpaar on siis sellises meeleolus, siis selle võtab üle pulmakülaline ja see pidu käima ei lähe. Lihtsalt ei lähe ja mitte midagi teha ei ole. Seetõttu võtmeisik on pruut ja teda tuleb hoida, tuleb turgutada, tuleb küsida, tuleb kätt hoida, et selles mõttes väga paljud pruudid on ka öelnud, see ei ole midagi ja küll me siin ja mis siin ikka ja kõik ja siis on mehed ka olnud sellised, ärga täis, et see päev pole midagi ja teeme ära aga siis on ikkagi 2 jänest seal, eks ole, kes vajavad ikkagi seda käe hoidmist ja see ei ole mitte halvasti, eks ole, et kui sa juba seda kõike nagu tead, siis seda lihtsam on sul tegelikult selle noorpaarile tegelikult appi minna ja ma kuulen seda suure rõõmuga, et sa oled tegelikult täpselt selline inimene, kes suudab, tahab ja soovib seda kõike niimoodi teha, et see päev jääks tõepoolest noorpaarile eriliselt meelde ja ma usun, et kui nad tol päeval sellest aru ei saa, sest et siis on liiga palju igasuguseid emotsiooni, siis tegelikult läheb aega mööda ja nad saavad sellest hiljem väga hästi aru, et see oli üks eriline koht ja eriline päev ja just tänu sulle, kes sa kätt hoidsid. Mida ma muidugi lisaks siia, et ühtepidi on just nimelt ka pruut see, kelle kätt peab hoidma, aga mida ma olen ka näinud, et tõepoolest, et mõnel juhul, kui on seal ilm nagu hakkab vingerpussi mängima, et siis tuleb kätt hoida ka just seal vanematel, sest et ka nemad lähevad endast välja ja mõnikord võib-olla lähevad veel rohkem endast välja kui pruut, sest ka nemad on ette valmistanud selleks kõigeks, et tuleb ilus tseremoonia ja et siis on olnud vaja ka nende kätt hoida ja neile selgitustööd teha, et varsti tuleb päike välja, ilm läheb ilusaks ja kõik on taas kord positiivne. Jah, see on ka õige, et mul on ka selliseid juhtumeid olnud, kus noorpaari vanemad mitte, sest et need on kõikidest tuledest ja torudest ja kõikidest asjast läbi käinud ja need on nagu vanarahu ise. Aga jah, et noorpaari vanematel on tõepoolest selline mingisugune moment, kus nad võivad täitsa endast välja minna, aga sellest võib täitsa aru saada, sellepärast, et kui sa oled kasvatanud lapse suureks ja ta astub abiellu, siis see on vanematele justkui autasu tehtud töö eest. Ja nüüd, kui sa näed, et see mingisugune ilm või ma ei tea, mingi valesti aetud asi ajab selle asja lörri, siis sa kuidagi oled sellest nagu häiritud ja selles mõttes, vot jälle siis tuleb see armas perenaine ja ütleb, et rahu, kõik on hästi, sest nüüd on nii. Kas sul on seal enda toredas kohas, kus on palju mände ja merd ja energeetika on super ja päikeseloojangud ja tõusud ja kõik on nii tore. Kas sul on mingisuguseid edasisi plaane ka, millega sa tahaks noorpaare või üldse, kes su juurde tuleb, üllatada äkki, et mis mõtted on edasiarenguks? No tegelikult üks mõte, mida tahaks teha, et see võib-olla ei olegi ainult noorpaari jaoks. Meil oleks tahe teha merre selline platvorm. Ja see mõte tuli sellest, et meil toimuvad suvel ka kontserdid, et tekkiski mõte, et jube tore oleks panna klaver nagu merre, aga kuidas sa teda paned merre, et oleks vaja platvormi. Ja siis tekkiski nagu mõte, et jube äge oleks tegelikult ka tseremooniaid teha, kui sul on meres selline väike platvorm. Super idee. Et ja et teised ongi natukene eemal ja nemad 2 on seal ja see ongi nende hetk just selles mõttes, nad olekski nagu meres. Ja ma arvan, et me selle teeme ära ka, et see mõte on juba jõus ja eks nüüd kevad tuleb, siis võtame selle plaani. Ja nagu ma ka eelnevalt mainisin, tahame kindlasti ka siis natukene minna edasi oma majutusteemadega, et oleks võimalik tõepoolest ka näiteks talvel või siis hilissügisel meil pulmi pidada. No sinu ajalugu või üldse selline, et me küll täna räägime jah, et sa oled Ninase puhkemajade perenaine, aga sa oled küll loodusteaduse magister. Vastab tõele, jah. Et siis on sul veel eriti, eks ole, ka need teadmised väga laialdased, mis puudutab üldse loodust ja kogu seda energeetikat. Ja ka 3 toreda lapse ema. Just ühest neist on veel kaksikud. Vot. Et siis on sinus nagu kõik on ühendatud, et sa oled justkui nagu selles õiges kohas
õigel ajal ja ajad õiget asja. Jaa, ma olen seda ise ka tundnud, et koht on hea, loodus on tore ja tegelikult ma arvan, et see tulebki nagu ajaga, et sa õpid iseenda sisse vaatama, et kui sa oled noor, uljas, siis sa ei tunneta seda. Aga mingi hetk sa võib-olla otsidki seda rahu enda sisemuses, seda positiivsust, seda head tunnet ja praegu ma võiks öelda, et kõik need emotsioonid, mis ma seal kogen ja see teebki õnnelikuks. Ja mida sa siis hing veel tahad? Inimese üks niisugune elu eesmärk ongi ju olla armastatud ja olla õnnelik. Jah, ja samas sa pakud nüüd ju seda ka teistele läbi enda olemuse, sest inimene, kes tegelikult on hingelt katki, rahulolematu, pidevates otsingutes, tema ju tegelikult ei saagi pakkuda tegelikult teistele inimestele selliseid õnnehetki või rahulolu, sest et kui sa oled ise katki, siis sa seda kahjuks pakkuda ei saa. Sa võib-olla küll püüad, aga see ei tule sul mitte kuidagi välja. Et vaat see on ka jälle väga oluline. Et ütleme niimoodi, et kui me täna oleme rääkinud sellest Ninase puhkemajadest ja kõigest nendest ilusatest asjadest, mis seal kõik on, siis on seal veel ka nii-öelda tasuta saadaval et tasuta ka veel selline moment, kus on tore perenaine, kellel ka kõik on hästi, kõik on korras, ise on õnnelik, kõik, siis saad pakkuda seda õnnehetke ka tegelikult oma kliendile, ükskõik kes ta siis ka ei oleks. Ei, täitsa nõus jaa, sest et sa ise kiirgad seda välja ja teised tunnetavad selle ära ja nii kaua, et noh, mida ma olen ka näinud tegelikult nende inimeste peal, et mõnel juhul mitte ainult noorpaari puhul, vaid ka erinevate külastajate puhul, et mõnele ongi ka vaja nagu psühholoog, nad tulevad, räägivad, mis neid häirib, mis neid paneb muretsema. Mõnel juhul on see, et polegi palju vaja, teed kalli ja ta on nii õnnelik, ta ütleb, et teda pole ammu keegi kallistanud. Jaa. Ja jõuamegi tegelikult asja tuumani, et inimesel ei ole, süda on katki, armastus puudub. Jah. Ja siis ta saab selle mingisuguse hetke sealt, mis võib teda viia tervenemiseni. Just. Mis ma tahan öelda, kui ma seda kõike kuulan ja olen ka sinu kirjutisi siin lugenud, et see võib, kui meil on tegelikult täna me ju räägime ka väga palju abielulahutustest, et noh, pulmakorraldus see number ei puutu selles mõttes, et noh, meie ju korraldame ja järgime neid noorpaari soove. Aga mis ma tahan öelda, on see, et kõik oleneb ka tegelikult sellest, pulm jah, võib ükskõik, kuidas sa teda korraldad, on ta suur, on ta väike, aga see, kuidas sa teda teed, kus kohas sa teda teed, kuidas on see läbi viidud, eks ole, missugune on selle pulmapäeva õhustik, see tegelikult annab sulle väga palju juurde siis, kui tekivad elus väiksed tagasilöögid. Elu ei ole ainult niimoodi, et sa lähed siit patjadel mööda teed, kõik on jube hästi, kõik on tore ja targemad on ju teadnud ka öelda, et inimese areng toimub ikkagi läbi selle, kui sul ikkagi toimuvad mingisugused langused, siis sa korraks peatud, mõtled, mis on sinu jaoks nagu parim ja siis saad jälle edasi minna, aga see ikkagi areng toimub läbi raskuste. Ja mis ma tahan öelda, et siis see sinu koht seal tegelikult on tohutult selline hea energeetikaga koht ja kui sul on veel väga hästi see pulm ka korraldatud, siis see võib olla ka kindel alus sellele, muidugi see kõik on praegu niimoodi vee peale kirjutatud asi, aga ma tahan siis seda öelda, et see võib olla ka tõesti see, et see paar jääb kokku ja nad leiavad ka raskustes selle hetke, vaatavad tagasi, ütlevad, aga see pulmapäev oli imeline, nad mäletavad seda kõike, eks ole, mis siis ja leiavad selle uue vundamendi, et saavad jälle uuesti nagu rajale tagasi, sest ikkagi see puhas matemaatika on see elu, eks ole, sinu soid, puhas sinu Ei, soid. no absoluutselt ja ega tegelikult ega ju armumine tuleb, armumine läheb, tuleb argipäeva mured, sünnivad lapsed ja kõik see jada, et see ongi, ma arvan, üks suur oskus nagu olla koos, aktsepteerida üksteist ja minu meelest kõige tähtsam on see lugupidamine, mida ma ka ei väsi kordamast, just nimelt austus ja lugupidamine üksteise osas. Jah, vaat kui ilusti, eks ole. Ja sul, armas Veronika, on nüüd ka tegelikult oma külalistele, uutele külalistele, keda sa siis enda Ninase puhkemajadesse ootad,
Saaremaal, keset mände, merd ja head energeetikat, on selline väga armas kinkekaart anda. Ja see on siis 1 öö 2-kohalises kämpingus ja pudel kvaliteetveini. Ma seda kõike näitan ka, see ei ole niisama siin meil välja mõeldud, see kõik on täiesti kõik konkreetne asi. Me Veronikaga mõtlesime niimoodi, et armas kuulaja, võib-olla sa oled täna pulmakorralduse teel, aga võib-olla sa tahad võib-olla mingit muud pidu korraldada, võib-olla sa tahad kihluda, võib-olla sul on mingi sünnipäev, juubel, võib-olla firmapidu. Et mida iganes, sest Ninase puhkemajad ja Veronika sind ootavad ükskõik mis juhtumil, alati see Saaremaa, see tagaranna koht on oodatud, aga selleks, et see kinkekaart nüüd võita ausalt, siis kõige mõistlikum on seda ikkagi tarvitada ära, ma saan aru ikkagi, kus on suur suvi, jah? no mõistlik oleks, aga samas, kes tahab sügistorme nautida, miks mitte ka siis tulla. Ja kuidas sa siis selle kinkekaardi nüüd endale saaksid? Selle kinkekaardi saaksid sa endale nüüd niimoodi. Kui sinul näiteks on mingisugune väga tore lugu, mis on sinuga näiteks mingisuguse peo ajal juhtunud, no võib-olla ei ole, kõik asjad ei ole väga hästi juhtunud, no siis võib-olla mingisugune murelugu rääkida, võib-olla mingisugune eriline juhtum rääkida, mingisugune niisugune tore lugu, mida sa võiksid saata meile meilile. Ja meili aadress on tiiamaria@südamemaja.ee, selle me paneme siia alla ka. Saada see ilus lugu, me teeme sellest eraldi veel pärast podcasti ja kindlasti loosime siis selle kinkekaardi välja, aga nende lugude mõte on ka selles, et võib-olla me tuleme veel koos Veronikaga siia veel korraks tagasi ja ka analüüsime neid, sest et juhtumeid on igasuguseid, ka mul 22 aasta jooksul on neid asju väga palju juhtunud, küsimus on ainult selles, kuidas sa oskad neid lahendada. Ja võib-olla me nendest loost võib-olla teeme siis mingisuguse väikse resümee ja analüüsime neid, et mis oleks võinud olla natuke teisiti, mis teistpidi, kuidas oleks saanud seda asja kuidagi teistmoodi teha. Et kirjuta üks tore lugu, mis sinu elus on nagu juhtunud. Ja me ootame neid ja nende lugude vahel siis väga väärikas auhind, ütlen ma, on see, sest et keset sellist head energeetikat 1 öö viibida, ma kujutan ette, et sa ei taha seal ainult 1 öö olla, vaid juba tahad 2. ja 3. ka olla, aga see on juba tunnetuse küsimus. Nii et hea vaataja ja kuulaja, tiiamaria@südamemaja.ee ootab ilusaid lugusid. Ja sulle, Veronika, ütlen ma tõesti suured tänud, et sa tulid ja olid ja jagasid kõike seda, mis sul seal Ninase puhkemajades on. Ja loodame, et sul tuleb väga palju armsaid noorpaari, kes tõstavad ja annavad sulle taas tiivad. aitäh! Aitäh!